Tere kõigile! Käes on aprilli lõpp ja seekord teen ma oma videojuttu jälle Lasnamäelt. Lasnamäelt Vormsi tänavalt. Miks siit? Sellepärast, et siin alustasin ma live ülekannetega aasta tagasi, aprillis 2019. Esimene kord pöördusin ma teie poole 14. aprillil ja palusin saata küsimusi, mis on seotud Euroopa Parlamendiga, Euroopa Parlamendi valimistega, ja nädal hiljem rääkisin ma siin seistes teile esimestel teemadel. Selle aastaga on palju muutunud. Praegu me oleme koroona tingimustes ja kui te vaatate minu selja taha, siis on näha, kuidas laste mänguväljakud on suletud. Kohvikus, kus ma praegu olen, ei ole mitte ühtegi külastajat. Inimesed elavad ikka veel kriisitingimustes. Mis on selle aasta jooksul toimunud? Esimesed videojutud ja live-ülekanded olid mitte regulaarsed vastavalt sellele, kui palju mulle tuli küsimusi. Siis olid Euroopa Parlamendi valimised. Ma läksin Brüsselisse tööle ja septembrist alustasin ma juba regulaarsete iganädalaste videoülevaadetega, kokkuvõtetega sellest, mis toimub Euroopa Parlamendis, aga püüdsin alati ka sisse tuua mõne meid kõiki Eestit konkreetsemalt puudutava teema. Nii et kõik need kuud, 4 korda kuus, neid on juba päris palju. Minul annab see hea ülevaate sellest, mis on viimase aasta jooksul toimunud. Teile, kui teid huvitavad küsimused, mingisugused konkreetsed küsimused, saate ka vaadata, mis on olnud teemad selle viimase aasta jooksul. No mõnes mõttes muidugi tore näha, et ka teised poliitikud on hakanud selliseid videopöördumisi tegema. Sest ma arvan, et sotsiaalmeedia on valdkond, mida saab kasutada, ja mulle läks väga hinge see, kui pärast Euroopa Parlamendi valimisi minu valijad ütlesid mulle, et rääkige meile, mida te Euroopa Liidus teete, kui te lähete Brüsselisse, ärge kaduge ära. Ma olen püüdnud teha kõike, et rääkida teiega iganädalaselt, vastata teie kirjadele, suhelda teiega ka klassikalise, traditsioonilise meedia vahendusel, ja ma loodan, et meie koostöö jätkub. Selle aasta uuendusena olen hakanud välja andma ka iga kuu digitaalset kuukirja. Aprillis teen nüüd juba 4. kuukirja, mis siis järgmisel nädalal on juba kõigile soovijatele ka saadav. Mis on saanud vahepeal Euroopa Parlamendist? Euroopa Parlament on töötanud kaugtöövormis. Praegu arutatakse, kuidas naasta tagasi normaalse töörütmi juurde. On teada, et suure tõenäosusega muutuvad maskid Euroopa Parlamendis kohustuslikuks. Samuti muutub kohustuslikuks kõigi Euroopa Parlamendi ruumidesse sisenejate kehatemperatuuri mõõtmine. Ma saan aru, et meie tööruumid ehitatakse ka ümber plenaaristungisaal selliselt, et suurendada vahet parlamendisaadikute vahel. Ma ei tea, kas ma mais saan minna plenaaristungile Brüsselisse või kehtivad veel reisimispiirangud, aga ma arvan, et juunis saame me alustada tööd Euroopa Parlamendis enam-vähem tavapärases rütmis, sest riigid üksteise järel võtavad praegu piiranguid maha ja ma loodan, et ka reisimine, lendamine muutub lähiajal võimalikuks. Ma soovin kõigile head tervist, ilusaid, lähenevaid maipühasid, ilusat nädalavahetust ja räägime järgmine nädal. Kõike head teile!